Tervist, head konverentsist osavõtjad! Avan tänase Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi 8. ühistukonverentsi. Ja selle ühistukonverentsi teemaks on, et Eesti elaks ja seekord Jõgeval. Võib-olla paar sõna ka Akadeemilisest Ühistegevuse Seltsist, et kes ei tea, millega tegu on, siis Akadeemiline Ühistegevuse Selts on siis selline selts, kes soovib inimesi koolitada ja harida ühistulistel teemadel. Ja eks tema liikmed sellega igapäevaselt tegelevadki, kas siis koolitöös, kirjutavad raamatuid, peavad loenguid või siis korraldavad konverentse. Ja eks nende konverentside eesmärk ja mõte ongi meil rääkida mingisugusest põletavast probleemist või raskest küsimusest ja üritada neid üheskoos lahendada, sest eks üheskoos on ikka kergem. Nii palju siis hoiatuseks, et kogu see konverents salvestatakse ja võetakse videosse, ehk siis, kes soovib sõna võtta, sellel palume siis teha mikrofoni teel. Ja need sõnavõtud ja videoülekanded ilmuvad ka siis umbes nädala jooksul, kui mingisuguseid tehnilisi viperdusi siin ei ole, ka üles internetti. Eks ta tuleb Tartu Hoiu-laenuühistu kodulehtedele ja tuleb ka kindlasti Nõmme raadio kodulehtedele ja ilmselt ka siis heli on kuulatav Nõmme raadios. Kavast ka natukene. Meil on siis konverents jaotatud 2 ossa. Esimeses osas on 3 põhiettekannet, mis on siis eelnevalt ette valmistatud. Ja esimeses osas esimene ettekanne ongi siis Jaan Leetsaare poolt. Jaan Leetsaar on siis pikka aega valutanud südant ühistegelikel teemadel, kirjutanud palju raamatuid sellel teemal ja andnud ka koolis. Võib-olla siis Jaan Leetsaar annab märku ka endast, kus sa oled käega. Tema siis esireas. Teise ettekande teen mina, Märt Riiner, igapäevaselt olen Tartu Hoiu-laenuühistus tegev ja tegelen rahaga ja seetõttu räägin ka rahast. Ja esimese osa 3. ettekandjaks on siis ettevõtja Tartu Hoiu-laenuühistu nõukogu liige Harri Raudvere. Nõmme raadio kuulajatele kindlasti tuttav ka lõunatundide sage külaline. Esimese osa lõpetabki tema ettekanne ja siis on meil paus, umbes tund aega. Pausi ajal siis pakutakse natukene ka kehakinnitust. Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed kauplevad siin kaupadega ja meeleoluks mängib ka siis puhkpilliorkester Tartu, keda kuulsite ka siin juba eelnevalt. Teises osas on meil siis plaanitud vaba mikrofon, kus siis on meil registreeritud mõned sõnavõtjad ja kui vähegi aega jääb siis üle, võib-olla siis ka need, kes veel registreerinud ei ole, aga palve, et võib-olla siis vaheajal näiteks tulete minu juurde, annate märku, et soovite sõna võtta ja kui vähegi aega on, siis üritame teid ka mahutada. Muidugi tahan panna kõigile sõnavõtjatele südamele, et räägiksime ühistulistel teemadel ja eelkõige ka siis näiteks ettekannetega seotud mõtete, küsimuste ja võib-olla aruteludega. Me kindlasti täna ei soovi siin rääkida poliitikast poliitikast me teatud määral räägime, aga võib-olla erakonna poliitikast. See ei ole täna see aeg ega koht. Ja kindlasti võib-olla ei ole mõtet sellistel teemadel sõna võtta, et käisin suvel maal vanaema juures ja järgmine suvi lähen uuesti. Kes reeglitest kinni ei pea, sellel hoiatuseks öeldud, et täna on ka Nõmme raadio esindaja siin koha peal ja võtab kindlasti esmaspäeval lõunatunnis selle teema üles. Esimese osa või teise osa õigemini ja ametliku osa lõpuks palun siis Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse esimeest Andro Roosi tegema siis konverentsist märkusi ja kokkuvõtteid ja sellega siis lõpetame tänase päeva. Aga enne, kui me asume ettekande kuulama, siis on meie sagedased konverentsikülastajad, tuntud isikud, käinud ka aeg-ajalt meil konverentsidel, võtnud sõna. Seekord nad kohal ei ole, aga saatsid meile tervitussõnad. Esimene sõnavõtu, milda ma ette loen, on siis
president Arnold Rüütli ja teine Riigikogu liikme Viktor Vassiljevi tervitused. Aga esmalt siis Arnold Rüütel. Austatud Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi 8. ühistukonverentsist osavõtjad. Ei ole kahtlust selles, et Eesti areng viimastel aastakümnetel on olnud märkimisväärne. Sellele vaatamata on meil piisavalt arenguruumi ja seda eelkõige ühistulise tegevuse oluliseks laiendamiseks. On põhjust väita, et koostöö ja majanduslik ühistegevus on Eestis veel suures osas kasutamata võimalus. Me peame usinalt õppima maailma kogemustest. Rahvusvahelise ühistegevuse organisatsiooni andmetel ulatub 300 selle valdkonna edukama ettevõtte käive keskmiselt üle $6 miljardi ühe ettevõtte kohta. Ei ole saladuseks, et ühistute tegevuse edukus sõltub eelkõige nende liikmetest, nende oskustest ja aktiivsusest. Võrreldes teiste kapitaliühingutega seisneb ühistute erinevus eelkõige selles, et selle liikmed on samal ajal ka vastavate teenuste kasutajad ja omavad ka kontrolli ühistu tegevuse üle. Meil on väga palju õppida rahvusvahelisest kogemusest. Tooksin eeskujuks meie Maaülikooli positiivse kogemuse selles valdkonnas. Me teame, et ligi 1/3 maailma edukatest ühistutest tegutsevad just põllumajanduse ja toidutootmise valdkonnas. Ma arvan, et meil seisab ees veel suur töö selleks, et muuta meie inimeste mõttemaailma. Pean eelkõige silmas neid inimesi, kellele on usaldatud meie panganduse juhtimine. Me peame suutma üle saada lähenemisest, nagu püüaksid ühistud nende äri endale kiskuda. Peame suutma sellest väiklusest võitu saada. Täna on meil ees palju väljakutseid, mis nõuavad tõsiteaduslikku mõtestamist ja nende lahendamiseks on vaja tegutseda üheskoos ja ühte hoides. Lubage mul soovida teile ettevõtlikku meelt ja edu ühistegevuseks, alla kirjutanud Arnold Rüütel 2. novembril Tallinnas. Täna ta peab proua Ingrid Rüütli sünnipäeva, soovime meiega Ingrid Rüütlile tervist ja õnne. Ja teise tervitussõna on kirjutanud doktor Viktor Vassiljev. Ühine tervitus kõigile. Olen täna küll eemal, aga südames teiega ja homme ajame uuesti ühist asja. Võib-olla küll igaüks eraldi, kuid samas kõik koos. Demokraatia olevat hea asi, ma küll ei tea, kas on olnud kellelgi juhust selles veenduda. Aga võrdsetest võrdsemate ja parimatest parimate võim ei ole sama, mis ühine tegevus ühise heaolu nimel. Ning kui on ühine siht ja minnakse koos, siis ei suuda ükski võim seda tagasi hoida. Mina mõtlen, sina mõtled, mõtleme koos. Mina teen, sina teed, teeme koos. Nii nagu koos me elame sellel maal, sest teist sellist meil pole. Ja kes arvab, et on eraldi, on ikka jalgupidi samas mullas, hingab sama õhku ja kui avab silmad, siis näeb, et oleme koos. Ühise eesmärgi poole ühiselt liikumas. See ongi eesmärk, ühine rännak, kus kedagi ei jäeta väljale maha. Kes marsib lauldes, kes kannab lippu, kes rühib kaasa vaikides, aga liigume ühes, sest teistmoodi ei ole võimalik, sest ühistegevuses on jõud ja vägi ja tulevik. Tule kaasa ja lähme koos, alla kirjutanud Viktor Vassiljev.